Nüüd oleme üle vaadanud kontrolltulemused ning vaatame, kuidas kanda BIM-moodulist andmeid ehitusloa taotluse vormile. Selleks kõigepealt vaatame ehitiste vahelehte ning näeme, et ehitise mõõtmete hulgas on kõik väärtused nullid. Samuti ei ole meil hoone osade kohta mitte mingisuguseid andmeid, 0 eluruumi, 0 mitteeluruumi ning andmed on tühjad. Tavapärase taotluse juures tuleb kõik need andmed käsitsi sisestada. Aga antud juhul lähen siis BIM-moodulile ning vajutan nuppu Kannan andmed vormile. Seejärel lähen uuesti ehitised vaatesse ning näen, et ilmunud on andmed, mis on välja loetud otse mudelist. Antud juhul siis on mõned väljad lukustatud ning mõned väljad taotlejale muutmiseks vabad. Lukustatud väljade hulgas näiteks on kõrgus ja sügavus. Sest nagu vaatasime juba eelnevatest videotest, on need andmed võetud otse hoone hulgast. Nagu me näeme hoone juures, kõrgus ja sügavus. Samuti näeme, et ehitisalune pind on samuti atribuutandmete hulgas, mille peab taotleja käsitsi sisestama. Ehk siis, kui kõrguse, ehitisaluse pinna või sügavuse andmed oleksid siin valed, tähendaks see seda, et need on valed ka mudelis ning kindlasti tuleb need andmed mudelis ümber muuta. Absoluutne kõrgus aga on arvutatud automaatselt koordinaatide järgi ning antud juhul võtan teisel lehel ette selle sarnase mudeli, et teile paremini näidata. On mudeli kõrgus võetud kõige kõrgema punktini, milleks on hetkel siis päikesepaneeli ülemine nurk. See on siis 32,3 meetrit merepinnast EHA 2000 kõrgussüsteemi alusel. Küll aga võib olla selliseid osasid, mis ei lähe kõrguse arvestamisel arvesse ning taotleja saab selle ümber muuta. Samamoodi on pikkuse ja laiusega. Antud juhul on võetud hoone pikkuseks 64,4 ning laiuseks 26,0 meetrit. Kuidas aga need mõõdud tulevad? Kui me vaatame olukorda, kui see tuleks ühest välisseinast teise välisseinani, siis näeme, et on 63,13 meetrit, siin aga 64,4 meetrit. Küll aga arvutusmehhanism võtab selle kõige välimisest punktist, ehk siis siit proovime saada õige nurga. Hästi, kasutame 3D mõõtmispunkti. Võtame sellest nurgast. Kuni selle nurgani ja näeme, et tulebki suurusjärk 64,4 meetrit. Sarnaselt siis laiusega. Peidame mõõte tulemused ja vaatame, missugune oleks info laiuse kohta. Võtame selle sellest seinast kuni selle seinani ja näeme 17,7 meetrit. Nüüd aga kust tuleb see 26 meetrit? Jällegi peidame ära aluskaardid ning vaatame, missugune kaugus tuleks nüüd sellest välimisest punktist kuni selle välimise punktini. See on 25,75 meetrit ning
vaatame, kas on meil mõni punkt, mis võiks veel siit kaugemale tulla. Kui jällegi näeme, et ilmselt on nüüd see punkt siit natukene väljas ja see lisa 0,25 meetrit tulebki siit, mis tähendab, et 17,7 meetri asemel on meil siin 26 meetrit. Jällegi on taotlejal võimalik need andmed käsitsi ära muuta. Samamoodi maapealse osaalust pinda ei saa me otseandme väljast, me sedagi ei rehkenda, see jääb jällegi taotlejale sisestatavaks. Samuti on kalkuleeritud maht ning maapealse osa maht, mis jällegi ei pruugi 100% täpsusega mudeli kalkulatsioonist tõele vastata ning see tuleb taotlejal käsitsi sisestada. Küll aga tulevaste arenduste käigus saame me sellist mehhanismi täpsustada, vajadusel uusi nõudeid PIM-nõuetesse lisada ning sealt edasi ka need andmed kalkuleerida. Nüüd aga vaatame köetavat pinda, toatemperatuuriga pinda ja suletud netopinda. Antud juhul need andmed vastavad kõik üksteisele ning kust need jällegi tulevad. Suletud netopind tuleb AR-ruum omaduste kogumist, mis on määratletud kõikidele ruumi elementidele ning pindala ehk ruumi netopindala on ruumil küljes. Köetav pind ja toatemperatuuriga pind on aga boolean väärtused, mis puhul kinnitab taotleja, kas ruumi pindala on ka köetav või kas ta on ka toatemperatuuriga. Toatemperatuuriga pind on siis köetav pind, mis on toatemperatuuriga, kuid on ka madala temperatuuriseadega pind, mis võib samuti olla köetav pind, kuid mis ei ole toatemperatuuriga pind. Üldkasutatav pind ja tehnopind tulevad jällegi mudelist. Siin juhul on AR-ruum omaduste kogumistüüp. Vaja valida, kas ruumi puhul on tegemist tehnopinnaga või üldkasutatava pinnaga. Kui siin olevad ruutmeetrid ei lähe kokku sellega, mis on taotlejal plaanis, on kindlasti mudeli andmed valed. Samuti ei saa muuta maapealsete korruste arvu ja maa-aluste korruste arvu, sest nagu ka eelnevalt sai mainitud, on AR-korrus ehk korruse omaduste kogumis selline teave nagu määrusjärgne korrus ning maapealne. Ning antud juhul, kui me vaatame seda hoonet, siis on siin vundament, mis ei ole määrusjärgne korrus ja katus, mis ei ole määrusjärgne korrus. Siin on 5 korrust, mis on kõik määrusjärgsed korrused ning nende andmetes olev väärtus maapealne vastab tõele, mis tähendab, et meil on 5 maapealset korrust ning kuna meil ei ole ühtegi korrust, mis oleks määrusjärgne tõene ning maapealne väär, on maapealsete maa-aluste korruste arv 0. Nüüd aga vaatame edasi allapoole, kus meil on hoone osad. Kindlasti lisame ka ehitisele kuju. Tulevikus saame me määrata sellega otse PIM-mudelist. Esimeses lähenduses oli see natukene liiga täpne ja võttis arvesse ka fassaadielemente. Praegusel hetkel lihtsalt illustreerimise mõistes salvestan muudatused. Valin aadressi, salvestan kuju ja aadressi ning vaatan ka allapoole. Kuju salvestamine on õnnestunud ning otse mudelist on välja loetud 80 eluruumi köetava pinnaga 2921,1 ruutmeetrit. Vaatan korraga 25 rida, et näha paremini ning näeme, et meil on olemas ruumi number, hooneosa tüüp, meil on kaasa tulnud tubade arv, sissepääsu korrus, hoone osapind, köetav pind, toatemperatuuriga pind. Siit me saame ka rõdude pinna, avatud köökide arvu ja köökide arvu. Ning näeme, et kõik elutuba köökruumid, millest eelnevates videotes oli juttu, on avatud köögid ehk siis elutoaga ühendatud köögid. Ja igas eluruumis on üks selline köök.
hoone osa aadressi, tualettruumi liiki, pesemisvõimaluse liiki, gaasipaigaldist ja muid selliseid määrajaid, mis on ehitisregistril olulised, me kahjuks mudelist hetkel kätte ei saa. Tulevikus on võimalik vajaduse korral PIM-nõudeid täpsustada ja ka need kätte saada. Nüüd aga vaatame nende andmetele otsa. Tubade arvuna on nüüd määratletud ruumide arv. Sest kui me aga vaatame siin ja võtame nüüd ühe korruse maha, siis me näeme näiteks ühte eluruumi vaadates, et siin on esik, WC ja vannituba ning avatud köögiga elutuba. Ehk siis siin on 3 ruumi. Küll aga tubade mõttes on tegemist siiski ühetoalise korteriga ja tubade arv siin peaks olema 1. Küll aga ei ole meil omadust AR ruumi juures, mis eristaks tuba ja ruumi. Vajadusel saab sellise omaduse jällegi teha ning siia tuleb täiesti õige vastus. Antud juhul tuleb lihtsalt tubade arvu muuta vastavaks. Kuna antud juhul on kõik korterid ühesugused ning igas korteris on vaja lisada uusi näitajaid, siis saame hoone osa aadressi, tualettruumide liigi ja kõik muu sellise lisada, vajutades siis vastavale andmeväljale. Näiteks vanndušš, salvestame, kinnitame ning kõikidele korteritele on ilmunud vastav info. Kui aga PIM-nõudeid edaspidi täpsustada, saab ka need numbrid ja need väärtused täpsemini kätte. Uusi ehitise osasid lisada ei ole võimalik, sellepärast et kõik ehitise osad, nii eluruumid kui mitte eluruumid, peavad tulema otse mudelist. Kui need ei tule otse mudelist, ei ole mudel õigesti koostatud ning seetõttu on funktsionaalsust taotlejale kinni keeratud, et ta esitaks täpsema mudeli. Jällegi, kuidas on määratud eluruum ja mitte eluruum, on ruumi all sellised atribuudid nagu eluruumi number ja mitte eluruumi number. Kui tegemist on eluruumiga, tuleb andmeväljale esitada eluruumi number ning mitte eluruumi numbri väljale kriips. Kui tegemist on mitte eluruumiga, tuleb siia esitada mitte eluruumi number ja elunumbrina kriips. Kui tegemist on ruumiga, mis ei ole ei eluruum ega mitte eluruum, siis on mõlema väärtus kriips. Vaatame mõningaid näiteid. Kui me nüüd vaatame andmeid, siis me näeme, et eluruumi number 60, mitte eluruumi number kriips, järelikult see ruum kuulub korteri 60 koosseisu. Kui me nüüd vaatame koridori, siis me näeme, et eluruumi number kriips, mitte eluruumi number kriips, ta ei kuulu ei eluruumi ega mitte eluruumi koosseisu ning tüübina on valitud üldkasutatav pind, mis tähendab, et ta on selle üldkasutatava pinna koosseisus. Ja seeläbi, kandes PIM-moodulist ehk PIM-mudelist andmeid otse vormile, saab oluliselt kiiremini need andmed vormile ning veenduda ka selles, et mudeli andmed ja vormi andmed lähevad omavahel korrektselt kokku.